Täna näitan teile siis, kuidas läbi lahendada ülesanne PR12 packet. Kui eelmisel nädalal PR-i puhul oli meil siis, kirjutasime ühe klassi valmis, eks ju. Klassi sees oli üks funktsioon, meetod, mis keskendus ainult selle klassi objekti nagu muutmisele. Ning siis meil PR-i puhul oli üks väline funktsioon ja Exis oli igasuguseid väliseid funktsioone, mis tegelesid selle klassiga ja objektidega. Siis sel nädalal on ülesandeks aru saada, kuidas üks objekt võib teise objekti põhjal asju teha. Et antud nädalal siis, nüüd siin PR12 meil on ette antud kaks klassi. Üks on selline kergem data klass, mille me kohe kirjutame lõpuni, ja siis on meil device klass, mis töötab siis selle simple packet klassi põhjal. Et hakkamegi pihta vaikselt, et looge muidugi oma failid vastavatesse kohtadesse. Klassid on juba malliga ette antud, on lihtsalt fill in the blanks vaja teha. Ehk siis esimene klass, simple packet. Tal on siin ainult vaja konstruktor kirjutada ja representation lõpuni vaja kirjutada. Ehk mis meil siin simple packetil siis on? Tal on sisu lähteaadress ja destination address ehk self.content võrdub content, self.source ID IP võrdub source IP ja self.destination IP võrdub destination IP. Ja repor peab olema kujul content from source IP to destination IP. Antud kujul see peaks sobima. Selline lihtne data klass, ta ei tee otseselt mitte midagi, ta lihtsalt on selle eesmärgiga, et hoiustada mingid andmed sellise ühise wrapperi või data structure'i sees. Siin sees meil mingid meetodid ei ole rohkem. Kõik see töö hakkab nüüd olema meil siin device klassis. Ehk mis see device klass on? Ta peaks kujutama endast nii-öelda wifi ruuterit või mitte wifi ruuterit pigem, vaid mingit lõppseadet koos igasuguste erinevate meetoditega. Et esmalt ma ütleks, et paneme paika selle klassi konstruktori, initialize the device, device needs an IP address, starts with an empty list to store, okei. Ehk üks kindel asi, mis meil on antud, on selle seame IP address, self.IP address võrdub IP address. Ja nüüd muud asjad peame ise siia looma, ehk siis esmalt meil peaks mingisugune tühi list olema, kuhu lähevad meie packetid. Ja siis meil peaks olema ka mingi set, kuhu me kogume omal blokeeritud IP aadresse. Self.blocked IPs. Set. Ehk mis me siin teeme, et meil on mingid asjad on ette antud, eks ju, näiteks siin on see IP aadress ette antud, simple packetil oli kõik asjad ette antud, aga klassile võib ka konstruktorisse ise määrata asju, et antud juhul siis teeme natuke erisus ka siin, et siin on ette antud asjad ja siin me oleme ise need määranud. Nii, def get packet history, mis siin peab tegema, me peame siis lõppseadme vastu võetud pakettide ajaloo ehk see packet history klass või mitte klass, list, mis meil siin on, peame selle tagastama. Return self.packet history. Nüüd järgmisena me tahame mingit IP aadressi blokeerida.
siis selle jaoks me lihtsalt peame sinna setti lisama midagi. Self.plot IP addresses add IP address. Ja onblockiga me lihtsalt eemaldame. IP address. Siin on järjest seda boilerplate'i, et teeme need ruttu ära. Et siin me blokkisime, unblokkisime, siis järgmisena me peame saama oma seadmel uut IP aadressi määrata. Self.IP address võrdub IP address. Ja nüüd siin järgmistega hakkame siis selle simple packet klassiga tegutsema. Ehk mis meil siin hakkab olema? Receive packet lisab lõppseadmel uue paketi, see seade lisab paketi mälusse ainult siis, kui see on mõeldud tema sihtkohaks. Seda on lõppseade on paketi sihtkoht. Ehk mida me siin tegema peame? Nii. Lõpp-punkt, mis meil peab olema, me peame packet history'sse midagi panema, eks ju. Self packet history.append packet. See on see, kuhu me nüüd peame välja jõudma, aga siin on nüüd meil natuke loogika ka juurde kirjutada. Ehk alustame if lausega. Mis me peame tegema? We are adding a packet to history only if the device is the destination of the packet. Ehk mis me peame tegema? Nii, me saame siin parameetriks selle packeti, mis on simple packet tüüpi. Ehk kui me siia kirjutame packet ja kirjutame punkti, siis me saame näha, mis sellel klassil objektil olemas on. Et meil on sellel packetil olemas igasugust destination IP, source IP, content olemas. Ehk et mina ütleks, et kasutame siin näiteks destination IP-d. Mille vastu me kontrollime muidugi seadme enda packet history vastu ja siin on mul koodi puudu. Väike parandus. Nii, okei. Et kontrollime seda siis seadme IP aadressi vastu. Self.get IP address või võime otse panna self.IP address ka. Nii, mõtlen, kas siin oleks veel midagi vaja teha. Paneme esialgu nii. We are adding the packet to history only the device is not the destination, do nothing. Nii, aga kas meil oli ka blokkimise kohta? This device will ignore all packets from this IP address. Ehk peaksime sellega ka siin midagi tegema. Ehk kui me siin praegu ainult kontrollime seda, kui destination ja selle seadme enda IP aadress on võrdsed, siis me peaksime kontrollima ka seda, et ega selle packeti enda IP aadress ei ole selles blokitud IP aadresside seas. Nii, selle asi. Ja viimasena me peaksime saama siis sellest seadmest ise ka packetid välja saata. Ja selle jaoks, mis siin peame tegema, on lihtsalt see, et ta nõuab, me tagastaksime lihtsalt uue packeti selle objekti. Ja kuidas me saame objekti tekitada, on lihtsalt paneme selle klassi nime, sulud ja nüüd kuna meil on sellel simple packetil on konstruktor, millel on 3 parameetrit, siis me peame kõikidel parameetritel midagi sisestama ka. Ehk esimene on content, teine on source IP. Source IP on meil siis selle seadme enda IP aadress ja siis kolmandaks on meil destination IP, kuhu me saadame. Ja sedasi on meil see device klassik tehtud. Paneme vahepeal tööle ka, vaatame, kas asjad töötavad. Jah, tundub, et on korras. Ja nüüd viimasena teeme selle
teeme selle validate IP addressi ka ära. Ehk mis meil siin loogikaks on see, et ta on natuke kergem versioon IP addressi valideerimis. Kui ma õigesti mäletan, siis selle X12 oli natuke pikem see valideerimisprotsess. Aga siin sisuliselt, mis peab tegema, on see, et kontrollima seda, et see aadress koosneb 4 osast. Kõik need osad on numbrid ja kõikide nende osade väärtus on 0 ja 255 vahemikus. Ehk kuidas me võiks seda teha? Esimene asi, mis ma ütleks, et võiksime teha, me võiksime oma selle IP aadressi ära splittida punktide kohalt. Ja siis kontrollima, kas meil on neid osi täpselt 4. Kui ei ole, tagastame false. Ma panen lihtsalt siia lõppu return true ka, et see on see lõppkoht, kuhu me tahame jõuda. Siis järgmisena, mis me peaksime kontrollima, on see, peaksime rahuldama need 2 tingimust. Ehk käime kõik need osad läbi. Kontrollime, ega ta number pole. If not is part digit. Ja kontrollime ka seda, et tema seda vahemikku ka. Kuna ta on digit, oleme selle kontrolli varem ära teinud, siis siin meil on safe seda conversionit teha. Kui see siin oleks nüüd hoopis siin esimesel kohal ja tuleb välja, et meil see part ei ole number, siis ta viskaks meil errori, et kui me sellist asja teeme, siis alati see kontroll peaks esimene olema. Ja sellega peaksid siin need tingimused rahuldatud olema. Kontrollime ära. True, false, jah, töötab. Pushime üles ka, kontrollime seal. Push. Nii, ja sellega saigi ülesanne tehtud. Selle poole pealt, sellega seoses minu poolt tänaseks kõik. Lühike video tuli, et kui on küsimusi, julgelt kirjutage, käige külastage praktikume ja kui hätta jääte, tulge ka küsima. Minu poolt kõik tänaseks.